Daamid ja härrad, käes on õhtu üks oodatumaid hetki. Aeg on teha teatavaks meie salapärane žürii. Teie ees on halastamatult otsekohene ansambel Kapten Trumm. Ansambel Kapten Trumm on Maatasa folklooriklubi kõige noorematest liikmetest koosnev ansambel. Hea Kapten Trumm, kui vanad te õigupoolest olete? 8, 10, 9. Niisiis juba täitsa suured. Kas te teate, mida žürii teeb? Ei tea. Ma ütlen teile, teie ülesanne täna, teie väga tähtis ülesanne on hinnata kõiki valmistatud toite. Siin on valmistatud 3 sorti rahvustoite, mida teile antakse maitsta ja teie valite, milline on neist parim. Head vaatajad. Meie oleme nüüd kogunenud austatud žüriiga kokkulepitud ajal, kokkulepitud kohas. Hea žürii, kohe ilmub teie ette esimene võistlusroog. Palun kattame kätega oma silmad. Ja palume lauda esimese võistlusroa. Nii, milline lõhn on? Kas on päris isu äratav? Ma arvan, et võite avada oma silmad. See on külm peedisupp. Natukene. Ja see on pärit Lätist. Niisiis nüüd, hea žürii, on aeg maitsta esimest võistlustoitu. Palun, laske heal maitsta. Millised siis on esimesed muljed? 10. 9. Aga võib-olla kirjeldate ka natukene televaatajale, mis maitsega toit on? Peedi. Hea maitsega. Peedi maitsega. Mõtteliselt ainult peet ongi. Tõesti, jah. Kas mõnda maitset veel äkki tunda on? Sibulat. Aga nüüd ongi siis aeg anda oma punktid. Anname ükshaaval, hakkame sealt otsast pihta. 9. Nii, järgmine. 10. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Väga hea, suurepärased punktid. Nii, aga suur aitäh, žürii. Aeg on jällegi katta silmad ja tuua lauale järgmine võistlusroog. Tasa. Tundub hea. Nüüd on küll kanalõpp. Jaa, kanalõpp. Nemma. Mu lemmik. Jaa. Kust see lõpp tuleb? See tuleb köögist. Aga kus kõik asub? Kas seal on? Ma ei tea. Ma arvan, et ikka seal sinu pool. Ma olin oma külmal nukikele pihta ära. Kartulit, mis lõhna te veel tunnete? Äkki natuke kirjeldate? Mis te arvate, mis toit teie ees on? Kotlet, kartul mingi. Ma arvan, et kotlet. Ma arvan, et kartul ja mingi hakli ja kastel. Olgu, ma arvan, et te võite silmad lahti teha. Nii, mille moodi see roog siis näib? Mingi piruka. Ja salati. Aga mis See tundub nagu mingi lihapiruka. See tundub nagu mingi heeringa kastel. Heeringa saar. Heringas 1, 2, 2. Austatud žürii,
on aeg maitsta teist võistlusrooga. Palun. Nii, kas olete valmis kommenteerima? Millised maitsed teie taldrikus sel korral olid? Head. Kotlet. 9. 2. Hindamiseni me veel jõuame, aga räägime praegu, mis maitse oli? Mille moodi, mis seal sees võis olla? Sipule ja seene. Seen oli siin kindlasti, aga see piruka moodi asi oli seal sees. Seene maitse. Ma võin tulle öelda, et need olid kartulipelmeenid pärit Leedust, tuntud ka kui zepeliinid. Aga nüüd on aeg hinnata. Hakkame jälle sealt otsast peale. 5. 2. 2. 4. 4. 9. 9. 10. 10. 10. 10. Väga kena. Nii. Ja ongi taas aeg sulgeda silmad ja tuua järgmine võistlusroog. Siin on heliline. See on ebaviisakas. See on mingi... Ma ei tunne. Ma ei tunne. Päris hea lõhn. Ma ei tunne lõhna. Ma tunnen kartmarju. Hästi, kas on kujunenud mingisugune arvamus, mis teie ees taldrikul võib olla? Liha. Popcorn. Liha. Mingi pitsa moodi asi. Popcorn. Tundub nagu mingi leivalõhna oli. Pitsa moodi asi. Hakkliha. Muna. Ma ei tea. Hästi, ma arvan, et võite silmad lahti teha. Ei olegi popcorn. Ei olegi popcorn. See on nagu... Ma võin teile öelda, et tegemist on Soome rahvusroaga. Nii et popcorniga tõesti tegu ei ole. Kahjuks. Kahjuks mitte. Aga mida me ütleksime selle põhjal, mida me oma taldrikus praegu näeme? Väga ilus. Leiba ja muna. Leiba. Mis te arvate, mis toiduga tegu on? Siin on Munaputru. siin on riis all ja muna ja leib. See on mingi leivaroo. Kõva leib. See on mingi leivaroo. See on leibriismuna. See on küpsetatud leib. Auväärt žürii, on aeg proovida 3. võistlustoitu. Palun. Millised on muljed? See on hea. On hea. See on väga hea. Mis maitsega on? Muna. See on mingi muna ja riisi. Muna ja riisi asi. Ma võin teile öelda, et tegemist on Karjala pirukaga. See on pirukas, mis on rukkileiva või tähendab siis rukki põhjal selline riisipuder tõesti ja see on Soomest pärit. 10. Aga hakkame järjest. 10. 10. 20. Kahjuks on 10 meie piir. Aitäh, 10. 10. Kõik pani 10. Võrratu, väga hea tulemus. 60 punkti. Hästi, austatud žürii. Sellega aga ei ole tänane võistlus veel tegelikult lõppenud. Nimelt nüüd astute võistlustulle ka teie ise. Mida? Me hakkame süüa tegema. Just, teie suundute nüüd kööki ja valmistate 4. võistlusroa. Austatud žürii, tere tulemast kööki. Kohe hakkame me valmistama teiega
4. võistlusrooga. Ja ma võin teile öelda seda, et tegu on Eesti rahvusroaga. Kas te oskate arvata, mis see võiks olla? Frikadellisupp. Frikadellisupp see ei ole. Supp on või? Ei. Praad. Ma võin teile öelda, et tegu on sellise roaga, mis valmib imekiiresti. See koosneb keefirist, suhkrust ja siis ühest teatavast jahust. Isujahu. Ei, tegu on... Leib. Teate, ma arvan, et toome koostisosad lauda ja vaatame, kas me siis saame pihta, mida me valmistama hakkame. Palun, koostisosad. Sealt tuleb suhkur. Teie ees on suhkur Väga tea. Nii palju keefirit. ning keefir Me teeme smuuti. Ei. ja kõige viimasena kama. Otse loomulikult. Austatud žürii, me hakkame valmistama kama. Austatud žürii, palun tähelepanu. Mulle tundub, et meie rahvusroog on valmis. Seal on liiga palju kama. See laud tuleb kindlasti ära pesta. Parem käsi laua peale, vasak selja taha. Nii. Meie tänaõhtune toidu valmistamine on lõppenud. Palun suunduge kokkulepitud kohta kokkulepitud ajaks. Palun siia meie auväärt žürii. Ja juba ongi mulle teatavad meie Folkkohvi tulemused. Tänavuse Folkkohvi võitja on ansambel Tulused ja nende Karjala Pirukas. Palju õnne! Sellega on meie tänavune köögiteemaline Folkkohv lõppenud. Kohtume juba õige varsti. Mina olin Kristjan Häkkploom. Mina tänan.